nüüd me räägimegi sellest, kuidas seda vastutust võtta ja mida see vastutus meie jaoks tähendab. Täpselt samamoodi, nagu me sissejuhatuses rääkisime erinevatest sõnadest ja kuidas me neist erinevalt aru saame. Mäletavasti rääkisime sõnadest kultuur ja poliitikud ja aeg ja nii edasi. Ja igal ühel on meil erinev vaateviis. Nüüd hästi tihti me kuuleme seda, et inimesed võiksid võtta vastutust. Mida see tähendab? Igaüks arvab sellest samamoodi erinevalt, nii nagu ka sõnadest kultuur, aeg ja raha ja nii edasi. Nüüd, miks ja mida tähendab see sõna ülim vastutus seal? See tähendab tegelikult seda, et kõik, mis minu elus juhtub, on minu vastutada. Absoluutselt kõik, ilma ühegi agata. Nüüd, kas ma saan kontrollida seda, et tuleb COVID ja pandeemia? Kas ma saan midagi teha selle jaoks, et ei tuleks sõda? Tõenäoliselt mitte. Ehk siis keskkond meie ümber ikkagi jääb elu lõpuni muutuma. Mida me aga saame teha, me saame võtta vastutust selle eest, kuidas meie käitume selles keskkonnas. Nüüd, ja mida see ülim vastutus nii-öelda tähendab praktilisemalt? See tähendab seda, et me ei otsi vabandusi. Me ei otsi seda vabandust, kes jättis selle tegemata seal soomukis, Hardi näite puhul. Me keskendume sellele, et leida lahendusi. Me ei keskendu sellele, et otsida süüdlast. Sest et süüdi olen alati mina. Ma ei pea väga palju aega sinna panemast, et mina olen see, kes on asja juurprobleem ja juurpõhjus. Ja mis on hea selle juures, et mina olen juurprobleem, ma olen ka lahendus. Ehk siis, kui mina olen juurprobleem, siis ma olen ka juurlahendus. Nii et selles mõttes see võtab meil pingeid ära. Me otsime lahendusi. Me tahame leida võimalikult kiiresti viise, kuidas seda olukorda lahendada. Ja selle juures kõige olulisem asi on see, et me peame päriselt uskuma seda lahenduskäiku. Kui me seda ei usu, et mina olen see, kes saab leida lahendust, siis me tõenäoliselt ei usu mitte keegi meid. Ei usu Hardi mind, kui mina ei usu, ja ei usu mina Hardit, kui Hardi ei usu seda. Ehk siis see, mida me teeme, me peame seda ise uskuma hakkama. Me peame uskuma, et mina olen päriselt see, kes saab seda probleemi lahendada ja võtta vastutust kogu selle olukorra eest. Esimene tööriist, mis aitab meil paremini siis mõista seda, kuidas vastutust võtta, me peame kõigepealt aru saama, kust kohast see asi algab pihta. Ja nii nagu ka alkohoolikutel miitingul, nad peavad kõigepealt tunnistama endale seda probleemi, et mina tunnistan endale, et mina olen alkohoolik. Ja samamoodi hakkab pihta ka vastutuse võtmine. Esimene samm on alati tunnistamine. Ma pean endale tunnistama, et see probleemi lahendus ja probleemi algus algab minust pihta. Kui ma saan sellest aru, siis ma saan hakata liikuma edasi. Miks me seda teeme? Esiteks, kuna me tahame võita aega ja selle jaoks, et igas olukorras võita võimalikult palju aega, kui mina võtan kogu vastutuse, siis ma lihtsalt automaatselt juba võidangi aega. Ehk siis meil ei ole vaja otsida süüdlast, vaid ma tean juba, kes on süüdi, me saan hakata lahendusele keskenduma. Nüüd teine samm ongi peale tunnistamist on leida lahendus. Ehk siis kriisiolukorras me tegeleme alati sümptomitega ja me ei saa hakata mõtlema juurprobleemi lahenduse peale, kui me pole praegu kõigepealt selle sümptomile pannud plaastrit peale. Ehk siis, kui meil on verejooks, siis ma kõigepealt tahan selle verejooksu kinni peatada. Kui meil on mingisugune õnnetus juhtunud, ma tahan kõigepealt helistada ja vaadata, mis on haavadega seotud, võib-olla panna sinna mingisugune side peale, vaadata üle, et okei, kõik on hästi ja siis kutsun kiirabi. Ja see on see, mismoodi me olukorra lahendame. Me ei saa hakata selle liiklusõnnetuse keskel mõtlema selle peale, et mismoodi me saaksime tulevikus mitte liiklusõnnetus sattuda. Me peame kõigepealt ära lahendama selle olukorra, mis selle keskel on. Ehk me peame olukorra ära lahendama, panema sellele punkti. Nüüd, viimane, kolmas samm on ennetamine. Ehk siis, kui me oleme kõigepealt tunnistanud endale, me oleme selle olukorra seal tänava peal või maantee peal ära lahendanud, siis nüüd, kui me oleme jõudnud koju, me oleme võib-olla ennast terveks ravinud, siis me hakkame vaatama, mis üldse juhtus. Kas see autol oli vale treffid all, kas meil oli vale sõidukiirus, mis on need asjad, mis üldse viisid meid selle õnnetuseni ja kuidas me tulevikus saaksime ennetada. Et kui me seda viimast sammu, ennetamissammu ei tee seal rahulikus keskkonnas, siis mis juhtub? Me läheme järgmine päev uuesti maantee peale, libe on, meil treffid olid probleemiks, me ei võtnud seda teemaks ja meil juhtub täpselt sama õnnetus kogu aeg uuesti. Ehk meil on vaja need sümptomid ära lahendada kohe seal, kui meil oleme küll libised, siis loomulikult me peame midagi tegema ja siis, kui meil on lõpuks olukorda maa rahunenud, siis me peame päriselt vaatama otsa sellele, mida me saame teha paremini. Selle jaoks, et seda enam ei juhtuks. Nüüd, kas me saame ideaalse olukorra? Ei saa. Meil need asju juhtub ikkagi, aga see on lihtsalt see protsess, mis aitab meil kogu aeg ennast arendada ja paremaks teha.
nüüd, kui me oleme saanud aru, milline on meie probleemi iseloom või nii-öelda see elutsükkel, siis nüüd meil on vaja aru saada, kuidas see vastutuse võtmine käib. Ja vastutuse võtmine koosneb siis 5 sammust, millest esimene samm on see, et me peame aru saama, mis probleem meil üldse on. Me peame identifitseerima probleemi. Kui probleem on ära identifitseeritud, me saame aru, milline on selle probleemi iseloom, siis järgmiseks me tahame aru saada, millised on need tagajärjed ja mõju, kui me seda probleemi ära ei lahenda. Kui me oleme aru saanud, mis on selle probleemi tagajärjed, kui me seda ära ei lahenda ja mis on selle mõju, siis me peame võtma vastutuse kogu selle olukorra eest. Mina pean võtma kogu olukorra eest vastutuse. Kui me oleme olukorra eest võtnud vastutuse, siis järgmiseks me tahame välja mõelda mingit sorti lahendused. Kui me need lahendusi ei tea, siis ma saan küsida kellegi teise käest, aga me kindlasti mingisuguseid lahendusi juba teame, millega me saaksime hakata tegutsema. Nüüd, kui meil olemas need lahendused, siis viimane samm on ülioluline ja võib-olla ka kõige olulisem nendest sammudest üldse. Ja see on see, et me peame veenduma, et see lahendus, millega me hakkasime tegelema, et see päriselt viiakse ka ellu. Ehk siis me peame veenduma selles, et meie tegevused esiteks üldse alustati lahendust ja see, et seda viiakse täide. Kui me seda ei tee, siis need esimesed 4 sammu on täiesti mõttetud, sest me ei jõua mitte kunagi tegevuseni. Nüüd me toomegi ühe näite, kuidas seda 5 sammu kasutada. Jah, aga võtamegi minu militaarnäite põhjal siis need 5 sammu läbi. Esiteks, mis oli probleem? Neid tegelikult oli mitu. Esiteks, ülioluline varustus jäi masinasse, ehk siis kuulipildu ei olnud enam efektiivne. Ja teiseks, meil suhted halvenesid. Mis on tagajärjed? Tagajärjed ongi võitlusvõimetu üksus, sest kuulipild on ülioluline relv selles üksuses. Meeskonna lagunemine, ehk siis meil on keerulised suhted, pinged, usalduse kaotus. Vastutus. Mina vastutan selle eest, et need asjad oleksid olemas ja et suhted meie meeskonnas toimiksid. Lahendus. Leppida kokku nii-öelda mingi standardne tegevusprotseduur, et kuidas näiteks soomuki meeskond iga kord, kui õppus lõpeb, siis kontrollib soomuki üle, võtab need asjad kaasa või mina vaatan üle oma varustuse, rakmed, kas ma leian sinna mingisugused kohad, kuhu need asjad panna, niimoodi nad ei segaks, et ma saaksin need kaasa võtta. Ja eks viimane viia ellu see. Ongi see sama, kui see probleem oli ära, ma kutsungi näiteks üksuse kokku, kuulge kutid, nüüd juhtus siuke asi, et lepime kokku midagi, kuidas tulevikus seda juhtuks. Või ma lähengi konkreetselt oma varustuse juurde ja hakkangi vaatama neid igasuguseid taskuid asju, mida ma saan seal teha, et seda probleemi meil rohkem ei juhtuks.